mina olen Margit ja ma olen kodulooja ja soovin teile kõigile head uut aastat. Ma loodan, et see uus aasta tuleb hästi helge ja külluslik ja täis armastust ja õnne ja kõike paremat, mida veel osata tahta. Minule meeldib kõige rohkem see, et lumi tuli maha. Tuleks võinud tulla ka jõulude ajal juba, aga tuli vana aasta õhtul. No hea seegi, lapsed on siin juba mänginud mitmeid päevi siin jõulupuhkuse ajal ja ma isegi võtsin selle jõulupuhkuse nii vaikseks kui võimalik, et üritasin olla nii vähe arvutis ja internetis kui võimalik, et lihtsalt tegelesin oma nokitsemistega. Ja siin mõned nokitsemised on ka veel eelmine aasta filmitud. Näiteks niikaua kui lapsed õues mängisid lumega, siis mina saagisin sellised väiksed majakesed lauajuppidest valmis. Et mul oli nagu mõte, et vanast õhtul võiks ju midagi meisterdada, mis see seal ikka, me telekat ju ei vaata ja mis me seal ikka niisama natuke mängime ja võib-olla tantsime, aga et meisterdame ka. Ja siis mul olid sellised paksemad lauajupid, mis seisavad nagu ilusti püsti, siis ma lõikasin erineva kuju ja suurusega majakesi välja. Ja siis joonistasime alguses harilikuga peale, tüdruk tahtis ka teha, tema tegi ka ühe maja omale. Ja siis alguses tegime harilikuga peale ja siis pärast markeritega ja vildikatega värvisime ära. Natukene ka vist äkki tegime vesivärvidega midagi, igal juhul selline väga lihtne meisterdus. Ja siis kasutasime ka osade majade juures natukene kleepse. Et kõnaga kõik ei oska ju nii hästi joonistada, kui tahaks. Tahaks väga hästi osata joonistada, aga minule pole seda annet antud ja tuleb nii, nagu tuleb. Aga meeldib joonistada ikka. Ja sellised majakesi ma olin juba tegelikult ammu tahtnud teha, kogu aeg edasi lükanud ja siis mul tuli äkki meelde, et oi, aga need majakesed on ju mul veel tegemata. Ja see ongi põhimõtteliselt siis selle eelmise aasta viimane meisterdus meil. Et ma kasutasin ka seda ehitusmarkerit seal vahepeal, et see on nagu hea ja siis meil olid need akrüülmarkerid, mis ka nagu päris hästi katavad, aga tegelikult puidu peale joonistab ka täiesti tavaline vildikas väga hästi. Ja saab ka teha. Aga see aastavahetuse teema on minu jaoks selline, et ta ei ole minu jaoks mingi suur asi, et ma olen viimased võib-olla isegi 3 aastat või 4 selle lihtsalt maha maganud, et ma pole isegi viitsinud õue minna, sest mulle ilutulestik ka ei meeldi. Ja siis ma võin teda aknast vaadata, aga mulle ei meeldi see paugutamine. Ja see suits, mis seal tekib ja see, kuidas loomad kardavad ja kõik see teema on ju. Aga et aknast ja pildi pealt on jah ilus, aga selle taga on nii palju neid miinuseid, et ma pigem nagu ise kunagi ilutulestikku ei osta. Et ma see aasta korraks nagu ärkasime ülesse, sest poiss tahtis vaadata ja kauples, et ma ka ta ikka üles ajaksin selleks ajaks, ta läks ilusti muidugi 9 magama, ta ei jaksad nii kaua üleval olla. Ja siis me äratasin ta üles ja läksime korraks õue ja tahtis ruttu tuppa tagasi. Talle ka ei meeldi. Aga see aastavahetus on see, et tegelikult ju looduses ei ole mingit märki sellest, et hakkab uus aasta ja nüüd hakkaks uuesti uue hooga ja kiiresti, sest loodus ju tegelikult magab alles. Et talvel ju mitte miski ei liiguta ja tahaks nagu elada rohkem nagu loodusega kooskõlas ja pidada aastavahetust kevadel, kui tegelikult ka loodus ärkab. Et minu pärast võiks olla 1. aprill või mingi selline või pööripäev, kevadine pööripäev, kus võiks olla aastavahetus. Et siis oleks nagu minu rütmi ja tsüklitega ühes kooskõlas. Siis ma tunnen, et ka kevad ärkab ja on uued algused ja kõik see teema, aga talvel ma ikkagi olen nii rahulik kui võimalik ja nii kodune kui võimalik ja rohkem nagu tegelen oma asjadega. Ja siis muudel aastaaegadel on see, kus ma nagu elan nagu rohkem välja poole. Ja siin on juba näha päris mitu siin on, 1, 2, 3, 4, 5 maja on juba peaaegu valmis. Need 2 väikest me otsustasime tegema kleepsudega.
nii oli nagu lihtsam, sest nad olid nagu väiksemad ka ja meil olid mingid sellised akende ja uste kleepsud ja siis natukene lillepotte ka ja panime need sinna ja jäi selline. Aga need suuremad siis on tehtud meie, see punane maja on mul tüdruku tehtud ka väga laheda. Tuli hea mõte, et pani nagu need siniseid salvete sinna akende taha. Ja see uks on ja see ukse kohal olev silt on siis ka tegelikult kleeps. Aga ma tegelikult avastasin, et mul on igasuguseid akendekleepse ka, aga ma unustasin täiesti ära ja oleks võinud ka teha aknad kleepsudega, aga nii mõnus oli joonistada ja ma arvan, et see joonistamine on palju parem, isegi jääb ilusam ja huvitavam. Et soovitan ka proovida, et tegelikult see on väga kerge meisterdus ja seda lastele ka meeldib teha. Et sellised jõulused majad võib teha juba jõulukaunistuseks ja lihtsalt sellised majad, mis iga päev sul toas kuskil kas akna peal või kapi peal või kuskil on ilu pärast, siis need võivad olla ju mis iganes. Ma mõtlesingi, et ma teen raamatupoe ja ma teen kohviku ja ma teen elumaja ja et oleks nagu erinevad sellised. Et ma olen näinud ka selliseid majakesi, mis tehakse, mis on sees tühjad ja aknad on nagu päriselt ja paned sinna ka küünla sisse või midagi või mingid tuled. Küünla vist mitte puidust maja, aga tuled. Mingid elektriga tuled, et need on ka väga ägedad, aga ma nii peened käsitööd ei hakanud seekord tegema. Et jäime selle meisterduse juurde. Aga siis ma tahtsin veel siin samas rääkida ka selle loosivärgi, mis mul viimases videos oli, kus ma kutsusin üles saatma oma jõulumeisterdusi ja osalema loosis, et siis mul oli väga hea meel, et päris mitmed inimesed ka saatsid, kuigi ma lootsin, et rohkem saadetakse. Aga mõned inimesed ikkagi saatsid ja need pildid on siis seal video lõpus ja võitja nimi on ka video lõpus, et ma tegelikult olen võitjale ka kirja juba ära saatnud, aga ei ole veel vastust saanud, et kuidas ma talle selle auhinna toimetan. Ja siin on siis puukoor. Ma mõtlesin, et kuidas maja ilma katuseta on, et ikka tuleb katus ka panna ja siis otsisin õuest puukoort ja kleebin puukoore tükke ka mõnele majale, mitte kõigile, aga mõnele, millele sobib. Ja siis ühele majale kleepisin ka sellised nagu paksemad puukoorega koos sellised liistukesed, mis mul on tegelikult ahju ees tulehakatuseks. Aga mõtlesin, et sobivad väga hästi, sest seal oli ka veel koor küljes ja on ikkagi natuke katuse moodi ka. Nii, siin Murri peseb ennast, et kassid on järjest rohkem sõbramaks saanud ja me oleme siin nendega palju mänginud pühade ajal ja nad on nagu hakkavad rohkem üksteisega harjuma. Ja siin on minu hüatsindi projekt, mida ma eelmises videos näitasin, et ime on sündinud, lilled tärkavad, kevad. Ja siis ma tahan näidata või kekutada oma uue tooliga, mille ma õnnestus saada veel aasta lõpus, kui oli siin ühes Valga kaltsukas, kus oli kasutatud mööblit ja see oli kõik nagu poole hinnaga ja seda tooli ma juba ammu vaatasin.
et tahaks omale ja nüüd ma sain ta 10 euroga. Väga ilus, mul ei olnudki kirjutuslaual ilusat tooli. Ma istusin tabureti peal vahepeal. Ja kuna kassid tahavad kogu aeg mängida ja neil on kogu aeg igav, siis mõtlesime, et teeme lastega neile ühe majakese ka mängimiseks ja magamiseks. Ja noh, lihtsalt tavalise pappkastiga meisterdasime sinna hiire näo ja tegime augu, et nagu kass läheks hiire kõhtu. Selline ja siis lihtsalt mõned augud, kus ta sai mängida ja see oli nii lõbus, sellega sai mitu tundi oleme nendega juba siin mänginud ja ma nimelt ei teinud nagu seda maja väga selliseks ilusaks ega teinud mingi riidega paberiga üle, sest see on nii ajutine ja palju nad ikka sellega mängivad ja võib-olla mingi paar päeva või paar nädalat maksimum ja siis on see katki ja viska ära, et ma ei hakanud nagu aega ja materjali nagu panustama selle peale, et las ta olla. Aga mõlemale kassile meeldis, et ronivad sinna sisse ja mängivad, et eriti kui keegi sealt aknast natukene liigutab midagi, siis on nagu eriti lõbus. Aga seal kastis sees on ka üks vana kampsun, nii et nad saavad seal ka magada, kui nad tahaksid. Nii et vaatame. Siiani pole nad seal seda veel teinud, aga see on nii uus maja ka, et alles tegime selle. Üks jõulumeisterdus veel, mis me tegime siin poisiga kahekesi ühel jõulupeol, et selline mask, selline valge pabermask ja siis värvisime akrüülidega üle ja panime pärleid peale ja karda ka natuke ja tuli väga äge mask. Et soovitan ka meisterdada selliseid kodus, et neid toorikuid saab osta. Poiss ka tervitab ja siia video lõppu siis ma näitan neid pilte, mis mulle saadeti ja veel kord kõike ilusat teile ja tore, et vaatasid videot ja järgmise korrani.